Isamaa saatis möödunud nädalal kõikidele võimalikele koalitsioonipartneritele laiali 15 küsimust, et selle põhjal otsustada, kellega leivad ühte kappi panna. Ükski erakond peale Keskerakonna meilivestlusi pidada ei soovinud, mistõttu soovib Isamaa nüüd kõikide erakondadega pidada eelkonsultatsioone. Peame tagasi vaatama nii eelmisele linnavalitsusele nelikkoalitsiooniga kui ka siis sotside ja keskivalitsusele ja nendele probleemidele, mis tegelikult on olnud siiani külmutatud. Me arutasime need teemad läbi, mis olid meil ka küsimustes olemas. Kõike muuses ei jõudnud ja selles mõttes ütlen veel kord, et mulle meeldis see kohtumine, et me saime rääkida nii-öelda südamest südamesse. No eks tuleb ju nõustuda sellega, et nelikliit lõpetas kolmikliiduna, ehk siis üks partner pudenes tee peal ära ja oma sisemise teatud protsessi kontekstis, aga ma ütlen, et selle kohtumise vaates, et need küsimused on pigem siis adresseeritud, ma arvan, teistele partneritele, et meil on Isamaaga tegelikult olnud hea koostöö ja ma usun, et see koostöö saaks ka jätkuma. Nii Jevgeni Ossinovski kui ka Riina Solmani sõnul oli tänane kohtumine väga konstruktiivne, kuid enne otsuse langetamist tahab Isamaa kindlasti kohtuda ka parempoolsete ja Reformierakonnaga. Me tõesti ei näe nagu kahepoolsetel kohtumistel väga suurt sisukust, sellepärast, et me ei tee koalitsiooni kahekesi, mitte kuidagi. On eluaeg efektiivsuses seisnud, et väikses Eestis peab võtma telefoni, rääkima läbi, minema edasi. See on see, mida valijalt meid ootab töö, aga mitte, nagu ma ütlen, temputamist. Parempoolsete seisukoht on, et nelikliidu ühisesse ruumi saamine lasub Ossinovski õlul. Viimane näeb olukorda veidi teises valguses. 4 partnerit saavad laua taga kokku siis, kui 4 partnerit seda soovivad ja selle otsuse langetavad. Et mina loomulikult Isamaa kalkulatsiooni saan mõjutada piiratud ulatuses. Isamaa jääb endale kindlaks. Kui ei tule kahepoolseid kohtumisi, ei tule koalitsioonilepet. Aeg aga tiksub halastamatult, sest esimene volikogu kutsutakse kokku paari nädala pärast. Kas Isamaa ei karda, et trumm võib pauguga lõhki minna ja kossilased leiavad uued partnerid? Ei karda. See on tegelikult ilma asjata hirmutamine. Sellega hirmutati ka enne eelmist nelikkoalitsiooni, kuidas ei jõua midagi, kohe lendab maailm uppi. Pole ju mitte midagi juhtunud. Väga hästi läks. Mida paremini kokku leppida, seda parem koalitsioonilepping, seda parem tallinlastele, seda parem Eestile. Keskerakond hoiab kohta heas nimekirjas ja saatis Isamaale omapoolsed vastused. Lisana manuses endapoolsed küsimused. Ühisosa nii meie kui nende vastustes on päris palju ja ma arvan, et see on hea nii-öelda pinnas edasi minna. Juba homme toimubki kohtumine Isamaaga laua taga. Kindlasti arutame neid vastuseid ja küsimusi vastastikku ja vaatame, kas on võimalik ka tegelikult veelgi suurema ühisosa leida ja alustada ka koalitsioonikõnelustega. Solman loodab otsuseni jõuda selle nädala lõpuks.